Alo Toom, et oled nüüd neljakordne Kristjan Palusalu meister. Et millised on meeleolud ja kuidas sa hindad oma viimast matsi, kus sa tulid kaotusseisust võitjana välja? Ma ei tea, mul mälu on vist kehv, ma ei tea, kas ma olen 3 või 4 korda võitnud kui tänane võis ka sisse arvata, aga viimane mats oli põnev. Et jäin algus kohe kaotusseisu, tegin suhteliselt algaja vea, aga siis tuli hakata tööle. Et 6 minutit oli maadelda ja ma teadsin, et on võimalik tagasi võtta. 6 minutiga juhtub väga palju. Mis see trumbid sa välja tooks selle matsi murdemomendis, et kus sa tundsid, et nagu siit on võimalus see võit ära tuua? Et kui natukene juba tempo oli kõrge ja läks nagu igisemaks juba, siis nagu käed hakkasid paremini alla minema. Ja siis kui 2 käed alla sain, siis tundsin, et see on seis, kuhu nagu tasub minna. Nii sest, et esimene kord nagu tegin lollus sealt, aga teised 2 punkti ja pärast veel punktid sealt, et see seis oli see, mis võib öelda, et täna punktid mulle tõi. Väga hea, et nüüd teil on võistlushooaeg maadetel läbi, et millised on tulevikuplaanid, et kuhu edasi? Tegelikult võistlushooaeg ei ole läbi, et 2 nädala pärast tuleb Vandakapp, siis nädal pausi ja tuleb Arvo Aavisto turniir. Ja siis ilmselt lähme ka Peterburgi Lavrikovi turniirile, et tegelikult need ei ole küll väga tähtsad võistlused, aga treeningu jaoks väga hea tasemega võistlused ja saab ennast testida ja nii-öelda teha treeningmatsi moodi võistlusi. Et nende 3 võistlusel oled sa kindlasti ka võistlemas? Esimesed 2 on juba nii-öelda lukus. Lavrikovi, siin on Venemaale vaja minna, siin on viisat teha ja see oleneb ka koondise peatreeneri otsustest, et kui palju poisse on nõus minema ja et see ei ole veel nii-öelda lukus, aga esimesed 2 võistlust on kindlad, jah. Õnnitleme siis selle järjekordse Kristjan Palusalu võidu puhul ja edu siis edaspidiseks. Aitäh!